osteopaatias nad ei ole vanemad, osteopaatia on pärit Ameerikast ja Venemaale jõudis ta 91-92 kõigepealt Sahhalinile ja Sahhalinilt Peterburi ja sealt argnes laiali, et miks ma valisin Venemaal õppimise lihtsalt keele pärast. Oli lihtsalt keel suus ja lihtsam õppida ja selleks ajaks, kui mina õppima läksin, oli juba Lätis osteopaatia kool olemas, aga läti keel oli keerulisem ja soome keel samuti oli keerulisem. Naabritel olid juba osteopaatia koolid olemas. Miks Venemaa? Võib-olla tõesti selles on Venemaa eelis, et nad saavad palju rohkem teadustöid teha, materjali on rohkem. Võimalusi on rohkem, tehnikat on rohkem. Venemaa osteopaadid on teadustöid teinud võrdselt prantslastega. Ilmselt USAs on ka, aga need ei kostu siia. Neid lugeda praktiliselt ei õnnestu. Interneti avarustes pole saada. Venemaa omad ja Prantsuse omad on saadaval. Päris huvitav. Ja ka seal koolis, kus mina õppisin, tehti teadustöid erinevatel teemadel, eriti ajuuuringuid ja puudutuste uuringuid ja puudutuse mõju ja see oli kindlasti eelis. Miks ta on teistmoodi kui Euroopa koolides? Venemaal tänase päevani saavad osteopaatiat õppida ainult arstid. See on nendele lisaharidus ja lisapalk. Isegi kui nad ei tööta osteopaadina, aga nad on saanud hariduse, lisahariduse, siis see on nendele boonus.